Tere kõigile, tere tulemast Tiiu Tara kanalile. Käesolev video on kollektiivsed ajatud sõnumid kõigile. Tegemist on siis ajatu sõnumiga selles suhtes, et millal see video sinuni jõuab. Järelikult tollel hetkel siis ongi sul vaja mõnda sõnumit siit kuulata ning kollektiivse lugemisega selles suhtes, et seda videot vaatavad paljud inimesed, siit tulevad tavaliselt välja sellised erinevad seinast seina sõnumid. Võta siit kaasa see, mis sa tunned, et on hetkel sinu jaoks oluline ja see, mis sa tunned, et ei ole, lase see lahti, jäta see lihtsalt kellelegi teisele. Enne kui ma alustan, jällegi ma tahan tänada teid kõiki, kui sa oled külastanud ka tiiutarot.ee koduleht, oled ka seal videoid vaadanud. Sinna on ka siis ilmunud, mida toob suvi, juuni, juuli, august, et kui see sulle võiks huvi pakkuda, siis saad ka seda siis vaadata tiiutarot.ee ja samuti aitäh kõigile teile, kui sa oled hakanud Tiiu Tara kanalit jälgima, siis Instagramis, Facebookis, YouTube'is Tiiu Tarot nime all on ta leitav. Aga lähmegi lugemise juurde. Esimene kaart on meil haldjate kaardipakis, on motivatsioon. Päris huvitav, väga lilleline ja särav, et see kaardikene, siis on meil kuu oraklikaartidest mõõk, kaart number 17, see on tegelikult 2 mõõka peal, natuke selline mõõkade 2 energiat ka siit tulemas, siis järgmisest kaardipakist on meil kaitse, et see on niisugune nagu ringkaitse, inimesed kuidagi seisavad ringis ja käed on neil risti ja mõõkade 2, kus juures sümbol traditsioonilises taros on ka, et inimesel on need mõõgad ristatud ja ka käed rinnal risti, eks ole, nende mõõkadega, et päris huvitav selline enesekaitse siis energia. Loomahingede kaardipakis tuleb järgmine kaart, see on kaart number 67, hundi hing ja see räägib tarkusest, iidsest tarkusest ja selle kasutamisest ka. Ja siis meil on kaitseinglite kaardipakist kaart number 9 ja see on sihikindluse ja meelekindluse ingel, et väga põnev. Taros meil on karikate kuningas õigetspidi, karikate kuninganna tagurpidi, karikate 2 õigetspidi, sauade 5 tagurpidi ja mõõkade äss õigetspidi. See on huvitav, et meil on siis mõõkade äss, mis on siis 1 mõõga kaart ja meil on ka kaart mõõk, mis on siit ka välja tulnud justkui nagu 2 mõõgaga, et päris põnev. Mõõkade energiast juba, et kui ma rääkima hakkasin, mõõgad taros on õhuelement. Mõõgad räägivad siis suhtlemisest, rääkimisest, vestlustest, ka meie ajust. Kommunikatsioon, mõtted, ideed, mõtete vahetamine. Mõõgad räägivad ka sellistest asja ajamisest ja paberimajandusest, lepingud, ka siis eluplaanide tegemine, et kuhu tööle, kus ma elama hakkan, mis ma teen, kuhu ma kooli lähen, selline et kui su elu on olnud sassis, eriti noored inimesed, kes hetkel ma seda lugemist teen siis suve alguses, et kevade lõpus, suve alguses paljud lõpetavad siis kooli ja mõtlevad, kuhu edasi, kas edasi õppima, mida enda eluga teha, et mõõkade äss aitab sul selle plaani paika saada lähitulevikus, sul ei ole vaja isegi kaua selle jaoks oodata ega paanitseda ega muretseda, et mõõkade äss on idee. Mõõkade äss võib ka tuua alternatiivselt meile uue pakkumise tööalaselt, et tihti see kaart ennustab siis uut positsiooni, uut ametikohta või täiesti uut töökohta, nii et kes otsivad endale uut tööd, ole selleks valmis. Minu jaoks ässade periood, kui äss on õiget pidi, see on 2 nädalat maksimaalselt, et kui ta on tagurpidi maksimaalselt 5 nädalat, kui ta on õigets pidi, siuke 2-3 nädalat ja kuskil selle ajaringi sees see võiks tulla, siis kui mõõkade äss õigets pidi meil siis ennast ilmutanud on. Et see on, pakkumine võib tulla nii-öelda nagu, et kellegi sõbra kaudu, et et ma leidsin ägeda töökoha, et äkki proovid, et sulle võiks sobida või et sulle sobiks selline äri või et sul on ju selline anne, et sa oskad väga hästi näiteks õmmelda riideid, et miks sa ei kasuta seda ära, miks sa ei tee sellest äri, miks sa ei teeni sellega raha, et pane ka tähele nagu selliseid, et kui sõbrad või tuttavad või keegi lihtsalt nagu suvaline inimene ka näed tänaval vana näiteks tuttavat või et koolikaaslast järsku tuttav, kuuled, et meil ettevõttes otsitakse sellist töötajat sellisele ametikohale ja sa mõtled, issand, kui ideaalne minu jaoks, et sellised huvitavad jutumärkides kokkusattumused, et see on ka, mida mõõkade ässis tähendab, on ju, pakkumine tööalaselt, igasugused lepingute sõlmimised, tööleping, kinnisvaratehingud, ostud, müügid, ostud üldse mõõkade ässas väga head, et sul on plaan selge, sa oled kõik mõelnud nagu läbi või et isegi sa saad lähitulevikus paari järgneva nädala jooksul ka veelgi võib-olla parema pakkumise, sa leiad selle asja, mida sa oled ammu endale ihaldanud hoopis soodsamalt või et sa saad seda endale nüüd lubada, sa oled hästi õnnelik, et mõõkade äss on nagu selline hea kaart, et kõik ässad tegelikult head ja mõõkade ässast veel rääkides,
see on märkide kaart ka, et kelle jaoks on olulised näiteks numbrijadad 111, 222, 333 ja nii edasi, on ju, et mida need numbrid sinu jaoks tähendavad või kui sa hakkad järgneva paari nädalase perioodi jooksul hästi palju neid teatud numbrijadasid märke nägema, sellesse tasuks süveneda, mida sa just mõtlesid sellel hetkel. Võib-olla guugeldad siis seda numbrit 555, 888, mis iganes sulle ka siis ette ei löö see number, on ju, et natukene süveneda sellesse, mida tegelikult universum sulle öelda üritab. Osad inimeste jaoks on märka näiteks teatud loom või mingisugune sümbol. Sa võid ka ise endale sätestada kusjuures need sümbolid, et ma toon lihtsalt suvalise näite, et siis kui ma hakkan nagu enda uut unistuste tööd leidma, siis universum tee nii näiteks, et ma leiaksin tänavalt, ma ei tea, kuldmündi on ju näiteks, on ju, või et miski, mis on nagu väga selline eriline või spetsiifiline siis sinu jaoks või et näiteks, et kui see tulevane partner minu jaoks on õige, siis tee nii, et ma näen igal pool järsku, ma ei tea, lõvi on ju, hakkan nägema. Et sa võid need märke endale ka sätestada, me saame rohkem universumiga koostööd siis teha, nad saavad rohkem meile ka sõnumeid edastada, kes neid sõnumeid edastab, see on meie enda hing, kes üritab meid juhtida. Ära mune, mine nüüd sinna tööle, ole nüüd selle inimesega koos, võta ennast kokku, tee ära, et üritab meile nagu justkui teed näidata, me saame ise ka abi paluda see läbi, et okei, kui see asi on õige, näita mulle seda märki. Või et tee nii, või et kui asi on vale, siis tee nii näiteks, et ma näen mingisugust teistsugust sümbolit, näiteks musta lindu, et siis on väga vale asi minu jaoks, siis ma ei tee seda. Et mõõkatäss, need märgid ja sümbolid võivad ilmuda, mõõkatäss on üks siuke välgunool, lihtsalt lagi pähe, tuleb mingi mõte, lihtsalt lajatab, pirnike lööb pea kohal põlema, kuuled, ma saan selle asja niimoodi teha, kuuled, ma lähen sinna tööle, kuuled, ma hakkan õppima seda, et kui sa seda videot nüüd esmakordselt vaatad, et järgneva siis paari nädala jooksul pane tähele nagu sellised nagu välklagi pähe tulevaid mõtteid, ideid, pakkumisi, väga järsult asjad nagu kuidagi muutuvad või et sulle lihtsalt kuidagi lendab sülle midagi väga-väga head ja siis tasub kohe hakata nagu sellest kinni haarama asjaga nagu edasi astuma. Et päris huvitav, et see mõõgakaart on ka siin väljas. Kaart number 17, selle nimi ongi mõõk, aga kaardil on kujutatud siis 2 mõõka, et mõõkade 2 pluss koos selle enesekaitsega kaardiga ka, et mõõkade 2 tavaliselt traditsiooniliselt inimene hoiab neid seda 2 mõõka nagu niimoodi risti ja see mõõkade 2 räägib ka sellest, et miks see on risti, tal on ka silmad kinni seotud ja käed on rinnal risti ja mõõgad on risti ja see on nagu selline sümbol, et ma ei kuule, ma ei näe, panen näpud kõrval, ma ei taha isegi kuulda, ma ei saa aru, et on midagi sinu sees, eriti kuna sul on terve hunnik paarisuhete ja armastuse kaarte kohe siin all ja selle mõõkade kaardil on ka maod on siis tervenemine ja ka see enesekaitsekaart tegelikult või see kaitse ka räägib siis tervenemisest ja mineviku raskustest, lahtilaskmisest, puhastumisest ja ka edasiliikumisest. Ehk nüüd me liigume sellest mõõkatähtsast täiesti edasi, me hakkame rääkima paarisuhetest, kuna need kõik 3 kaarti siin all ja ka mingil määral see sauade 5 kaart siin kõrval tagurpidi räägivad ühest ja samast asjast. Karikate kuningas koos karikate kuningannaga. Need on armastajad. Vahet ei ole, mis soost oled sina, vahet ei ole, mis soost on sinu partner või et sa soovid, et on sinu partner. Tiiu Tara kanalil võime armastada kõiki ja kõike. Kuningas, kuninganna ja veel eriti karikate kuningas, kuninganna, mis on, karikad on ju emotsioon, armastus, suhted, lähedus. Karikate kuningas, kuninganna koos järjest välja tulemas. See on juba väga suur märk suurest armastusest. Paarisuhetest. Karikate 2 veel enam siia järgi, karikate 2 õigetpidi jällegi paarisuhted, armastus, hingesugulased, need kõik 3 kaarti on väga romantilised. Sellised natukene võib-olla praktilisemad inimesed ütleksid nende kaartide kohta imal või juustune või issand jälle ta nutab õnnest ja rõõmust, et natukene ülevoolavalt emotsionaalsed isegi ma ütleksin niimoodi. Ja ka nende kaartide järgi üks sõnumitest, mis siin hetkel tuleb, kuna karikate kuningas on õigetspidi, aga karikate kuninganna on tagurpidi. Üks partneritest, ma pigem tahaksin üldjoontes 90%, kui sa vaatad seda videot, pigem see tagurpidi kaart, ma näen, et sa oled sina.
sa kardad, sina pidurdad natuke seda suhet, mis on väga huvitav, et just täna, kui ma seda videot siis salvestan ka siis Tiiu Taro Instagramis päevaenergiatest tuli karikate rüütel tagurpidi välja, mis on suhteliselt sama sõnum. Sa ise mõtled üle, sa ise pidurdad oma suhteid, sa põed, sa hoiad ennast tagasi, sa tegelikult kardad ennast avada, kardad usaldada, sul tuleb sellega tööd teha, sul tuleb minna nagu täiesti enda sisse, sügavale enda sisse ja küsida, et mis see tegelikult see kõige suurem hirm minu sees on. Miks ma hoian ennast tagasi, miks ma surun seda alla, ja vahet ei ole, kas sa oled suhtes või ei, siin on midagi, millega me ei taha tegeleda. Nii nagu need kaks mõõka on ristis ja ma ei kuule ja ma ei näe ja pühime midagi vaiba alla, ma ei taha tegeleda sellega. Ja see peitub sinu paari suhtes, kas praegu, kui sa oled suhtes või siis, kui sa ei ole suhtes ja sa ootad endale justkui uut partnerit, tema on sinu jaoks valmis. Karikate kuningas õiget pidi, see on armastav partner meile. See on inimene, kes kannaks meid kätel, kes tooks meile kuu, päikese ja tähe. Lihtsalt taevast alla, et ütleme, sa tahad, ma teen sinu jaoks kõike. Et see on inimene, kes on ka emotsionaalselt küps ja nagu valmis suhteks ja valmis meid siis armastama. Karikate 2 räägibki nagu tegelikult tunne võiks ju olla vastastikune, et me võiksime ka harmooniliselt teineteist igavesti armastada. Karikate 2 on hingesugulaste kaart ja karikate 2 me oleme ka eelnevates eludes olnud koos ja see on selline äratundmisrõõm ja soe jälle nägemisrõõm, kui me enda partnerit uuesti esmakordselt siin elus kohtame, aga millegipärast sina oled tulnud välja hetkel siis sellises pidurdavas energias, et natuke tuleb ennast utsitada, sul tuleb mugavustsoonist tulla välja, jah, nii hirmus on armuda, aga sa pead ikkagi ennast hakkama nüüd avama, võib-olla alguses käimagi väljas erinevate inimestega, osadega läheb hästi, osadega võib-olla mitte, aga sa ei saa enam passida selles enesekaitse mõõgad ristis selles energias. Kusjuures kõrvalised inimesed panevad võib-olla seda isegi rohkem tähele, meie sõbrad, meie pereliikmed ja lähedased panevad tähele, et mingid teemad, mille peale me lähme hästi nagu turri või et nähvame või et turtsume ja vaata seal peitub ka üks väga-väga hea konks sinu sees, mis sind närvi ajab. See on kõige suurem õpetaja meile. Eriti paarisuhetes ja armastuses, et ka see enesekaitse ja see kaitseringi kaart tegelikult, mis on selle kaardi tähendus, on enda võimu tagasivõtmine. Selline fraas on ka selle kaardi peal kirjas ja mineviku nii-öelda mõttetute suhete, mõttetute inimeste lahtilõikamine endast. Ja me võtame enda energia, kõik selle, mille me oleme minevikus temasse nagu valanud. Võib-olla neid on mitu, võib-olla neid on üks, kes oli see mõttetu inimene meie elus, et võtame selle kõik tagasi. Me lõikame need sidemed läbi, võtame enda hingetükid ja hingeosakesed tagasi. Ja ma näen, kuidas sinu kaitseinglid, sinu teejuhid, sinu ka siis mitte hetkel selles praktilises maailmas kehastunud suguvõsaliikmed, pereliikmed, hingepereliikmed. See on ringkaitse, mis on sinu ümber, nii nagu ringis kõik nad seisavad valgetes kleitides, valgetes rüüdes, eks ole, valge on üks väga puhas värv, kaitsevärv ka samamoodi on ju, et nad kaitsevad sind. Sina ei pea tegelema enam enesekaitsega, lase kõrgematel jõududel ennast kaitsta. Sina armu, käi väljas, suhtle inimestega, luba endal lasta ennast lõdvaks ja lihtsalt armastada ja lase inimestel ka armastada ennast ja ära turtsu nii palju enam. Ja kui sa oled suhtes, siin on mingid teemad, mida sa oled endasse surunud, sa ei ole tahtnud rääkida, sa oled võib-olla nagu mõtled, et äkki tuleb tüli või äkki ta solvub ja täpselt nendest teemadest nüüd tulebki, kõik tuleb päevavalgele tuua. Usu mind, see inimene mõistab sind, see inimene armastab sind, kes on su kõrval. Väga palju mereteemalist ka, et kui hetkel ma teen seda videot juuni alguses ja mida toob juuni, seal tuli väga palju mereteemalised pildid kaardidel, merihobud, merekarbid, pärlid, igasugused sellised aaretelaekad, mis on vee sees, merineitsesid väga palju, kalu väga palju, meil tuli ka kuldkalake, siin on ka seda mereteemat ja kalu palju, make sense, sellepärast, et see on karikate mast ja karikate mast on ju vesi. Et väga huvitav, et meres on palju kalu sinu jaoks. Vallalised ja üks nendest on sinu kuldkalakene, üks kalakene ka selle karikate 2 peal siis meil siin hüppab. Ja teine asi, mida ma tahan selle karikate kuningannaga tagurpidi rääkida, kuna selles kaardipakis on sellel kaardil kujutatud koerasid, siin on 4 valget koerakest, sellised nunnud koerad. Koerad Taros on sõpruse siis sümbol.
inimesed meie elus, meie ümber, meie toredad sõbrad. Kuna see on kuninganna kaart, siis pigem naissoost sõbrad ja need on huvitavad, need on 4 valget koera ja sellel kaitseringi siis kaardil on ka inimesed valgetes rüüdes, on ju, et need on sinuga sõbrad, kes tõesti hoiavad su seljatagust, kes tõesti kaitsevad sind. Ja karikate kuninganna tagurpidi, kui me seome selle sõprussuhetega ära, siis võib-olla sa oled natuke pettunud, et keegi sõbranna ei ole sulle ammu helistanud või et ei ole saanud nagu aega koos veeta, võib-olla natuke on selline, et olete jäänud kas enda sõprus nagu soiku jätnud või et mitu kuud ei ole kohanud ega rääkinud, on aeg, mul on tunne, et te mõlemad igatsete teineteist, et on aeg uuesti helistada talle, võtke see suhe uuesti kätte ja üles, suhelge omavahel rohkem, et mul on tunne, et te mõlemad natuke igatsete teineteist. Väga huvitav selline kokkusattumus, et 2 kaarti üksteise peal, mõlemal on justkui nagu must kuu, mis on siis kuu loomine, eks ole, selle enesekaitsekaardil on selline must kuuring või sõõr siis nii-öelda taevas. Ja ka sellel karikate 2 siis justkui on selline tähis taevas särab siin ümber ja see kuu hetkel on natuke siuke tumedam, eks ole, musta värvi või et mustades toonides siin peal, see räägib kuu loomisest. Ehk siis väga oluline on järgmine kuu loomise siis aeg sulle, et ja seda sa saad ise ka vaadata kusjuures internetist järgi, sa saad guugeldada, et millal on sinu elukohas täpselt, et see sõltub ka, et millises riigis sa elad kusjuures, et millal siis täpselt kellaajaliselt ka see kuu loomine või et ka täiskuu aeg on. Mina hetkel filmin seda videot, me oleme sisenemas täiskuusse, tavaliselt siis täiskuust edasi 2 nädala pärast tuleb siis see kuu loomise hetk ja see kuu loomine on väga-väga oluline, kas siis tegeleda selle lahti laskmisega, eks ole, mineviku jama puhastada, eriti paarisuhetes, sa võid ka unes näha mingisugused endiseid partnereid, ära sellest ära, siis ehmata, sinu alateadvus tahab lihtsalt puhastada sind sellest ja võib-olla ka osadele armumist ennustab see karikate 2 selles kuu loomise ajal. Ja Tasauade 5 kaart, ma ütlesin, see on otsapidi natukene seotud ka selle paarisuhete suure sõnumiga, mis siin istub, see enamus sellest tänasest sõnumist räägibki sellest paarisuhetest ja armastusest, et Tasauade 5 kaart tagurpidi tähendab seda, et sa ei pea enam võitlema, kaklema, vaidlema, tülitsema ja konkureerima suhetes, on ju, et paarisuhetes meil, et me oleme võib-olla selles Tasauade 5 enda ellu ka natukene tõmmanud partnerid, kes üritavad meid alla suruda, paika panna, nurka suruda, vähendada meie sära või et kuidagi, et näiteks kui sa olid varem selline, kellel meeldis väga käia väljas ja olid väga sotsiaalne, siis inimene võis sind ka ära lõigata sinu sõpradest, võid sundida kodus istuma ja see kadedus tulebki sellest ka, et keegi tahab võita või et konkureerida, et Tasauade 5 kaart tagurpidi siis tähendab, et sa ei pea enam oma suhetes seda õppetundi läbi nagu tegema, et võib-olla sa oled ka enda ellu minevikus tõmmanud natuke agressiivseid inimesi, et Tasauade 5 mõnikord on nagu selline uksed pauguvad, tühjast tuleb tüli, 0-100 kohe agressiivseks, vihaseks, et osad partnerid võivad ka osata väga hästi kodus asju lõhkuda, on ju, et see Tasauade 5 on natuke selline plahvatusohtlik ja lühikese süütenööriga kaart, aga hea uudis on see, et see on nüüd tagurpidi, mis tähendab seda, et seda jama enam ei ole sinu elus. Ei ole ega ei tule, et sa võid nagu maha rahuneda, et sa ei pea olema selles pinges või et enesekaitses ja et kui ma seon selle Tasauade 5 tagurpidi selle mõõkade ässaga ära, mis siinpool on kõrval, siis kui sa kandideerid kuskile, sa edastad oma konkurentid väga rahulikult, sa ära isegi mõtle sellele, et kes see teine veel on, kes sinna nagu proovib, sa oled niikuinii nendest peajagu üle ja ära hakka nagu ennast kuidagi puhevile ajama või et näita, mis sa oskad, et see rahulik enesekindlus mõjub selles Tasauade 5 palju paremini. Kui on mingid olukorrad, kus näiteks üritad kuskile tööle saada või et sul on mingisugune võistlusprojekt on ju käsil, et Tasauade 5-ga ei ole mõtet hakata kuidagi proovima, et
proovima olla teistest parem nagu selles plaanis, et ma näitan, et ma olen parim, vaid et pigem see, et jah, kõigil meil on enda unikaalne viis, kuidas olla, et kõik me oleme võitjad ja selline kuidagi küpsem suhtumine viib meid rohkem nagu sihile, ütleme niimoodi, et sa ei pea võitlema asjade eest, vaid rahulikus, enesekindlas, minnalaskmises. No kui läheb hästi, siis läheb, kui ei lähe, siis ei lähe, järelikult oli keegi teine olulisem või et õigem nagu selle koha peale. Vot see on tegelikult see, mis toob meile võidu. Et selline suhtumine päris huvitav, on ju. Siis meil on 2 väga motiveerivat kaarti siin kahel pool, et siis üks nendest on siis sihikindluse ja meelekindluse siis kaitseingel, see on kaart number 9. Ja tõesti, kuidas see inimene on roninud siit trepist üles täiesti tippu, et sa oled ronimas tegelikult number 1 karjääris kõrgemale, et see mõõkatähest ka sulle seda siis kinnitab, aga ka number 2, kuna see on kaart number 9, number 9 on väga nagu vaimne, spirituaalne ka, et ka vaimsel teekonnal oled sa saavutamas uut taset ja ma tahan öelda nagu sellist lauset, et sind premeeritakse sinu sihikindluse eest ja selle eest, et sul on distsipliin. Tööalased eesmärgid, karjäärialased eesmärgid, plaan on sul paigas, alla sa ei anna, isegi kui sa mõnikord ei viitsi, sa ikka teed nagu ära. Ja sama kehtib ka tegelikult ka see eneseareng psühholoogiliselt, vaimselt, esoteeriliselt, hingeliselt, eks ole, et sa oled mõlemas nagu plaanis tõusmas kõrgemale, tõusmas tippu isegi, sest kedagi teist siin tipus ei ole, on vaid särav valge siis valgus ja energia, et väga-väga ilus, et paljud teist isegi ma selles kaardis näen, et kui sa tegeled mingi alaga, kus sa saada nagu kuulsaks, ma näen kuidagi sind ka säramas, et see inimene on justkui nagu laval või et lavavalguses, et justkui nagu 2 prožektorit siin näiteks, nagu see spotlight on temal. Spotlight on sinul, ehk siis väga-väga ilus. Ja siis meil on ka siis esimene kaart haldjate kaardipakis, see on motivatsioon ja siin on kirjas niimoodi. Kevade lähenedes ärgitavad lillehaldjad sind tegutsema, kui on midagi, millest oled seni ainult mõelnud, siis nüüd ütlevad haldjad, et aeg on tegutseda. No hetkel, kui ma seda lugemist teen, siis kevad on just saanud läbi ja suvi on just alanud ja mulle meeldib, kui lilleline see kaart on ja ma tahaksin öelda niimoodi, et võib-olla ka ideed, mis sul kevadel olid, tekkisid mingisugused ideed näiteks äriga alustada või et loominguga tegeleda, et sa tahtsid näiteks õppida midagi, kooli minna, koolitus, luua näiteks kunsti, muusikat, disainida midagi ja sul tõesti kevadel ei olnud aega või sa olid nii väsinud, et sa ei viitsinud seda teha. See on ka okei, on ju. Et mul on tunne, et paljudest nüüd, et see kaart ütleb teile seda, et need siis mõtted või et ideed, mis sul kevadel oli ja sa lihtsalt ei jõudnud nagu ära teha, et nüüd on ka hea aeg neid uuesti ikka kätte võtta, et see idee kuskile ei kao ja võib-olla isegi teine sõnum, mis tuleb, on see, et ennast lille lüüa rohkem, kuna see on väga lilleline kaart, et ka võib-olla, kui sul on kodus aed või rõdu või terrass või et natuke rohkem lilli tuua või kui sa oled ammu mõelnud, et tahaks ägedaid uusi taimi või lilli endale koju osta või ka et see on väga hea tee seda, et kui sa oled pidevalt edasi lükanud. Need toovad meile rõõmu, tegelikult taimed ja lilled on ju ka elus olendid, nad suhtlevad meiega ja nendel on sulle ka väga palju õpetada ja näidata. Ka siin, et sina õpid nendelt ja nemad sinult, et väga-väga ilus. Mulle meeldib, kuidas sellel haldjal on ka selline särav roosa kleit nagu selles, et nagu ma ütlesin, hetkel ma filmin seda videot siis, kui meil on selline kooli lõppude periood ja ma ei imesta, et siin on selline uhke kleit ja lillesülemid, et selle haldja nagu ümber, et see natuke ütleb ka seda, et juhul, kui sa tõesti ei olegi nagu kooli lõpetamas, sa oled lõpetamas suurt peatükki enda elus, väga pidulikult, sa oled väga-väga suuri õppetunde teinud läbi, osad olid ilusad õppetunnid, osad väga rasked õppetunnid, aga sa oled need kõik ilusasti tehtud ju saanud. Ja siis viimane kaart, millest me ei ole veel rääkinud, on hundi hing. Et see kaart räägib iidsest tarkusest, ja selle kaardi sõnum on see, et kõik, mida sa oled õppinud, kasuta seda kogemust, õppetundi suhetes, tööalaselt, loominguliselt, et kui sa oled ammu nagu mõelnud, et näiteks ka teha ise koolitust, kursust, õpetada teisi inimesi, sul on väga hea kogemuste pagas, nii nagu see naine siin järgneval kaardil hoiab seda portfelli käes ja sul on väga hea kogemuste portfell, mida sa saad ka teistele edasi anda, koolitused, kursused, kui sa tahad ise minna õppima, see kaart ju räägib ka tarkusest, kui sa tahad ise minna siis õppima kooli edasi või et täiendama ennast või et üldse eriala vahetada, et ka see kaart siis
kordab üle, et need mõtted on ka väga-väga head, et jätka sellega, et ära jätta pooleli, ole ikkagi sihikindel, et pane endale see plaan paika ja tee ära. Vot niimoodi need siis olid ajatud kollektiivsed sõnumid meile kõigile. Kui sulle see video meeldis, võid absoluutselt ja alati vaadata tiiutarot.ee, sinna on äsja siis, mis äsja, ta on juba tükk aega seal olnud, video, mida toob suvi, juuni, juuli, august, et saad vaadata natukene ette, kiigata, mida suvekuud sulle siis toovad ja sellel lehel on ka väga palju teisi videosid ka teistel teemadel, rahaasjades, tööasjades, suhetes, armastuses, kõike seal justkui nagu on. Ja suur aitäh sulle seda videot vaatamast, kuulamast, aitäh sulle, kui sa oled hakanud Tiiu Taro YouTube'i kanalit jälgima, oled ka siis videole pannud like'i või ka andnud kommentaarides märku, kui sulle midagi hästi meeldinud ja aitäh, kui sa ka jälgid Tiiu Taro kanalit Instagramis ja Facebookis on see leitav siis Tiiu Tarot nime alt. Suur aitäh sulle veel kord, ma soovin sulle kõike head ja kohtume juba järgmises videos. Tšau!